Tere, oleme sisustusmessil ning juhtunud siis siia sellisesse boksi nagu Revalia Impex. Meestel on, ma sain aru, väga pikk tootmiskogemus juba, aga esmakordselt on astutud turule hoopis teises kategoorias. Võib-olla siis räägidki lähemalt, et kuidas siis see juhtus ja mis põhjustel ja millega tegu? Jah, võib öelda, et tegemist on siis nagu Covidi järgse sünniga, et oleme Atto Collectioni brändiga tulnud välja, teeme samamoodi pehmet mööblit täpselt nii nagu enne, aga nüüd siis lõpptarbijale siis müüme läbi e-poe ja siis showroom on meil ka Kose vallas, kus meie tehas on ka, et nii me tegutseme. See 15 aastat tootmiskogemust, et mida siis tehtud selle jooksul on ära, et mida siis, kus siis õppeprotsess nagu niimoodi toimunud on? Ütleme nii, et 15 aastat selle ajaga on nagu väga palju saanud õppida, et esiteks nagu kvaliteedi koha pealt kindlasti on ju, ja noh, ütleme, enne seda me pole nagu pidanud väga turundama ennast, sest edasi müüd ise turundavad, on ju, aga noh, nüüd täna me peame seda tegema jälle ja õpime sealt, on ju, et aga peamine ongi 15 aastat tegutsemist, see annab meile sellise maksimaalselt hea kvaliteedi. Et tavaliselt ollaksegi selline nagu võib-olla alguses nagu siuke õpipoiss nii-öelda ja siis pärast nagu hakatakse ise nagu meistriteks. Ja just täpselt, et noh, ütleme, alguses on ikka raske, aga nagu öeldakse, et algul ei saa vedama ja pärast ei saa pidama. Meil praegu on nii, et kuidagi ei saa pidama ja ei tahagi saada pidama, et väga hästi on. Aga võib-olla siis räägid lähemalt sellest kollektsioonist natukene, mis te siin nüüd ise toodate? Jah, et meil on sortimendis üks 42 toodet. Igapäevases müümises on võib-olla 20 toodet, mida nagu pidevalt ostetakse. On ju. Valikus on nurgadiivanid, diivanmoodid, nurgadiivanmoodid, tugitoole, üks voodi nii-öelda variant ja oleme ka varem voodid tootnud, aga praegu see ei ole meie nagu põhiala. Ja kõik nii-öelda, mis pehme mööbliga seostub, et seda kõike teeme. Ja jah, klient saab tulla, meil on veel eritellimuse lahendus, et kui klient ütleb, et talle ei sobi see mõõt, mis meil on standardis nii-öelda või sügavus, mis iganes, laius, sügavus, kõrgus, teeme nii nagu vaja. Kas siis rahakoti rauad peab eriti laiali lükkama see klient, kes teie juurde tuleb või olete mõelnud erineva kontingendi peale? Jah, et ütleme, tavatellimuste mõttes esiteks siis rahakott kindlasti paks olema ei pea, et oleme nii-öelda, teeme nii odavamat kui ka siis täitsa nagu premium-klassi mööblit, on ju. Eritellimus on täpselt samamoodi, et päris poolt diivani hinda kohe juurde ei pane, kui eritellimuseks läheb. Aga selles mõttes jah, et me püüame pigem rohkem nagu anda, kui võtta, et anname nagu nii-öelda väärtust rohkem edasi. Ma saan aru, et stiile on ka teil tegelikult ühest äärest teise, et igaüks nagu leiab omale vastava. Jah, et selles mõttes teeme nii, ütleme, kõige lihtsamasse Eesti korterisse sobivad kui ka näiteks Skandinaavia mööbli lahendusi nii-öelda, et jah, et oleme täiesti seinast seina nagu selles mõttes ka disaini poole pealt ja sisedisaineritele on väga hea nagu tulla ja edastada oma soovid, leiame kõik sobivad lahendused. Ja värvi ja riidevalikud ma eeldan ka, et hätta ei jää. Kangastega on küll jah nii, et ütleme, sortimendis on ligemale 30 erinevat kangast ja tõesti nii sametit kangast, teisnahka, et kõik on. Suurepärane, no ma väga tänan. On sul veel midagi, mida sa tahaksid lisada kindlasti siia? Ma saan aru, et Kose vallast leiab teid ülesse. Just, et tulge meile külla kindlasti, et tehasesse on alati kõige parem tulla. Tehases on õiged inimesed, kellega täpselt need asjad läbi rääkida, kui on soov eritellimuseks, võtame arendaja räägib teiega eraldi ise ja leiame nagu nii-öelda sobivad lahendused ja samamoodi tulge lihtsalt meie showroomi, et kuna Kosel on see olemas, siis saame seal veel näidata erinevaid mudeleid, mis meil siis toodangus on. Kõige parem on ikkagi nagu natuke katsuda ja istuda peal ja nii edasi, et siis on kõige paremini aru saada, et pildi pealt ongi nagu natukene võib-olla keeruline aduda, et mis see endast lõplikult kujutab see toode. Põrsast kotist tõesti ei tasu osta ja diivani puhul on see nagu selge näide, et on olnud kliente, kes ostid lihtsalt veebist, on ju, aga eks need nii-öelda kadalipud tuleb ka läbi käia, aga kindlasti tuleb tulla katsuda, proovida, istuda ja leiate sobiva. Ja esmakontakti võiks saada ikkagi võib-olla kuskilt veebiadressilt. Just, et atto.ee on meie veebipood, et klikkige või minge sinna ja leidke meie kontaktide alt õige inimene üles, kliendi haldur Hans Kristen.
suur aitäh sulle, kui olete otsimas mööblit, siis kindlasti Atto mööbel soovib teile, sest nende valikus on tõesti seinast seina, et igaüks leiab endale vastavalt sobiva, vastava värviga, vastava materjaliga, nii et olete oodatud Kosele külla.